Mikrofon ilmselt ei kostu, aga kõrvaga on küll kuulda siin alajaama kõrval elektri surin. Aga kui ma töötaks Eleringis, siis ilmselt ei oleks elektri surin, vaid rahakõlin. Järgmisest aastast lisandub elektriarvetele veel üks rida. Sel aastal maksis Venemaa elektrivõrgust lahtiühendamisega kaasneva eest veel Elering ise, järgmisest aastast enam mitte. Ennem tegi seda kõike meie eest suuresti ära Venemaa oma suurte hüdrojaamadega. Täna tuleb selline tasakaalustamine teha nagu enda poolt Eesti riigi endale ära. Ja teine asi, mis siis nagu mõjutab, on see, et meil on vaja hoida ka üleval neid elektrijaamasid, mis tõesti toimivad ainult 100 tundi aastas, kõige külmatel tundidel. Siis täna me ostamegi seda umbes 1000 megavatti teenust selleks, et need samad nupust käivitatavad juhitavad elektrijaamad ei paneks ennast kinni sellel ajal, kui nad turult piisavalt raha ei teeni. Ehk siis, et me tekitame neile nii-öelda elus hoidmise tasu ja selle tasu suurus on sellisele keskmisele tarbijale siis kuskil 2 eurot kuus. Iga tarbitud kilovati eest tuleb maksta 1,4 senti koos käibemaksuga. Osa sellest on elektriarvel ja osa võrguteenuse arvel. Kuid miks hoida elektrijaamu, mis suure osa ajast seisavad ning samas pingutada päikese ja tuulejaakudega? Tegelikult hakkab meie elektri hinna sellist kõikumist suure tõenäosusega lähiaastatel mõjutama see, et meil tuleb järjest juurde akusalvesteid ja ka teisi salvesteid kogu Baltimaade piirkonnas. Mis tähendab seda, et nendel tundidel, mil on elektri hind väga odav olnud, tuult on palju ja päikest palju, et sel hetkel läheb hind mõnevõrra kõrgemaks ja samas toob ta oluliselt alla kellegi tipu hindasid. Elering nendib, et põlevkivijaamad kipuvad kätt ära lagunema. Praegu olemasolevate elektrijaamade häda on lihtsalt see, et nad on väga vanad. Et nende kasutamises hoidmine kulude poolest läheb iga aastaga aina kallimaks. Ja me tegelikult üritame ju varustuskindlust tagada võimalikult väikese rahakoguse eest, et see oleks soodne ja konkurentsivõimeline. Enne, kui on uued elektrijaamad olemas, meil ei ole valikut, me peame neid hoidma. Varustuskindluse lahendus ehk vastus küsimusele, kas elektrit on kogu aeg piisavalt, peituvadki selles, et umbes 10 aasta pärast peab olema põlevkivijaamade asemel uusi nupust käivitatavaid jaamu. Sealjuures uued põlevkivijaamad olevat väga kallid ehitada.